Sel aastal alustasime maksukoolitustega metsaomanikele, mis toimusid jaanuaris. Ja nüüd on plaanis korraldada metsanduse toetusi tutvustavad infopäevad üle Eesti. Ja neil koolitustel siis soovitan osa võtta kõigil metsaomanikel, kes soovivad sel aastal taotleda toetusi metsamajandamise jaoks. Ja need infopäevad toimuvad Pärnus, Tartus, Tallinnas, Rakveres ja Paides. Ja need on aprillikuus, 10. aprillil on esimene Pärnus. Nendel infopäevadel siis räägitakse toetusliikidest nagu metsamajanduskavade ja metsainventeerimise toetus, siis on metsa uuendamise toetus, metsamaa parandustoetus, Natura 2000 metsatoetusest räägitakse ja muud toetused ka, mis on näiteks metsaomanike nõustamistoetus, pärandkultuuri, vääriselupaiga kaitselepingu sõlmimistoetus. Erametsakeskus annab välja ka erinevaid metsandusalaseid trükiseid. Meil on metsakasvatust õpetavad brosüürid erinevatel teemadel ja anname ka välja õppelehte Sinu mets, mis ilmub 4 korda aastas. Praegult sel aastal on Maalehe vahel tuleb ja teda saab ka metsaühistutelt ja Erametsakeskusest ja need lehed on tasuta. Ja eelmine nädal ilmus selle aasta esimene Sinu mets, märtsikuu number ja see nüüd on kõigile kättesaadav. Et küsige oma metsaühistutelt või siis Erametsakeskuse kontorist Tallinnas saab. Ja siin on kevadised teemad, et mis kevadel metsatööd on ja ka uuest toetuse määrusest kirjutatakse. Ja trükiste kohta infot leiab ka meie kodulehelt, et eramets.ee on üleval info all ka väljaanded, mida me oleme välja andnud ja seal on ka Sinu metsad, kus on PDF-failina elektrooniliselt võimalik ka neid lugeda. Sel aastal ilmus ka metsaomaniku käsiraamat, mis nüüd on müügil Erametsakeskuses ja raamatu saab osta endale 6 euroga. Raamatus on kogu info metsamajandamise kohta koos piltide ja väga sellise kompaktse ülesehitusega, et väga lihtsalt leiab üles, mis on nagu vaja ja lihtne lugeda ka metsaomanikule, et ta ei ole keeruline. Ja siit nagu kindlasti leiab igasugust nõu. Soovitan seda raamatut kõigile metsaomanikele ja seda on võimalik saada Erametsakeskuse kontorist Tallinnast, Mustamäe tee 50 ja ka metsaühistute kaudu. Ja info raamatu saamise kohta on üleval ka meie kodulehel. Käisime Leonardo da Vinci programmi raames tööpraktikal Prantsusmaal, kus siis saadeti 6 Eesti metsandustöötajat Prantsusmaale tööpraktikale. Meie Kaikoga olime siis administratsiooni kategoorias ja 4 töötajat siis olid metsanduse kategoorias. Et 4 inimest siis olid justkui Prantsusmaa riigi metsamajandamise keskuses ja meie Kaikoga siis ühes põllumajanduse asutuses metsanduse osakonnas, mis siis tegeles agrometsanduse ja hekimetsandusega peamiselt. Nende promomisega, ja lisaks ka metsaomanike nõustamine. Kõige erinev võib-olla ongi see, et meil põhimõtteliselt see hekimetsandus ja agrometsandust põhimõtteliselt ei olegi. Et seal kasvatati siis hekke põllukultuuride vahel ja siis nende hekkide eesmärk oli siis see, et nad pikendasid siis seda vegetatsiooniperioodi põldudel ja samuti kaitsesid metsloomade eest ja siis oli ka selline esteetiline väärtus, ehk siis need hekid nägid kenad välja. Prantslaste jaoks mitmekesisus tundus kuidagi eriti oluline, et neil on üsna vähe liike ja seda enam neid hoiavad, et kuskil, kui nad avastasid, et kuskil puu otsas on mingisugune haruldane linn või putukas, siis nad kohe pöördasid sellele väga palju tähelepanu. Milline on see Prantsusmaa keskmine metsaomanik, et kui Eestis on ta selline
5 hektari metsaomanik, siis milline on selle Prantsuse metsaomaniku tüüp? Kusjuures erametsanduse osas Prantsusmaal on väga palju sarnaseid probleeme Eestiga, et neil samamoodi on väga palju erametsaomanikke, väga palju selliseid metsaomanikke, kelle metsapindala on väga väikene, mis siis seab igasuguseid probleeme majandamise osas ja nii edasi. Majandamise ja puidumüügi osas. Ja üldse selle nii-öelda motivatsiooni osas seda metsa majandada. Jah, et see oli üllatav, et see oli väga üllatav, et kuigi kliima on võrdlemisi teistsugune, kasvavad teised puuliigid, siis põhiprobleemid on väga sarnased. Et samamoodi ühistegevus metsanduses, mis ei ole väga palju arenenud, et metsaühistud ei ole väga populaarsed. Võib-olla on see seotud sellega, et et riik ei toeta metsaühistuid rahaliselt. Kuidas seal on need metsanduslikud sellised Euroopa Liidu põhised toetused välja arendatud või kas need üldse nagu see on? Jah, Prantsusmaal jagatakse metsandustoetusi samamoodi nagu siin. Küll need toetatavad tegevused on teistsugused ja võib-olla me ei saanud sellest ka päris head ülevaadet, kuna me ei olnud sellises organisatsioonis, mis tegeleb nende toetuste administreerimisega. Küll aga meie kätte sattusid mõned toetustaatlused, kus siis nägime, et mille peale saab toetust küsida, näiteks toetatakse neil väljaveoteede rajamist metsadesse ja seda tehakse üsna varases faasis. Nii-öelda mõne aasta jooksul peale metsa istutamist, et tõmmatakse julmalt kohe need mõnemeetrised teed sisse ja et hiljem, kui puud suureks kasvavad, siis paarimeetrine tühimik seal ei määra enam midagi. Kindlasti sattusite ise Prantsusmaal metsa, et millised puuliigid või milline metsakultuur üldse on domineeriv Prantsusmaa metsades põhiliselt? Jah, metsas me käisime palju, võrdlemisi palju, ja peamisteks puuliikideks olid tamme kasutasid. Tammed, jah. Tammed ja pöögid. Ja kastanid, jah. Kirsipuud, mida nad väga hindasid, et just puidu, nii-öelda kasuliku puidu tootmise tõttu, et kirsil on väga edus puit ja et need olid nende jaoks väga väärtuslikud puud. Ilmselt seal sellist lageraie stiilis nagu raiemeetodit palju ei kasutata, et kuidas nagu seal on see põhiline, mis viise? Kas teile see silma? See jah tegeleti selle, kuidas öeldakse, jätkusuutliku metsamajandamisega või et lageraied seal ei tehtud, et metsa majandati turberaie korras ja enamus metsi siis uuenes looduslikult. Ehk siis sinna hakkasid kasvama looduslikult sinna sobivad puuliigid. Jah, et kuidagi prantslaste jaoks see jätkusuutlik metsamajandus tundus olevat natuke teise tähendusega. Et kui meie mõistame seda kuidagi nii, et kui peale lageraiet istutame uued puud asemele ja hoolitseme, et see ala saaks uuesti metsastatud, siis nende jaoks oli pigem jätkusuutlik see, et lageraiet ei tehta, vaid võetakse regulaarse aja tagant mingi protsent puid välja. Nii et pidevalt kasvab seal mets peal. Sinu Erametsakeskuse töö selline iseloom on pigem selline IT andmebaaside ja selline väljaarendamise suunas, et kuidas, kas seal nagu hakkas ka, oli võimalus üldse nagu see mõttes näha sealseid, infosüsteeme ja kui kaugel nad selles mõttes on, kas meist ees või hoopis kuskil maas? Kahjuks infosüsteemidega väga kokku ei puutunud. Tundus, et
nii-öelda suure riigina on neil kõik sellised kulutused kallimad ja sellepärast oleme meie ikkagi tunduvalt eespool oma nii-öelda IT-lahendustega. Et ainus asi, mis tegelikult me nägime, oli see, et neil on nii-öelda kaardirakendus olemas, kus nad saavad siis ortofotosid kätte ja võib-olla mingisuguseid otsuseid selle põhjal teha. Et kõik muud süsteemid, meie metsaregistriga sarnast süsteemi näiteks neil kindlasti ei olnud. Sinul kui projektispetsialistil, kes iga päev puutub kokku just nagu taotlejatega, ilmselt te nagu taotluste poolega eriti nagu kokku ei puutunud, aga mis nagu sulle seal niimoodi silma hakkas, mida erilist nad seal toimetavad? Jah, taotluse vorme ma küll nägin, et nad nägid suhteliselt teistmoodi välja, aga sellegi poolest tundus seal olevat väga palju selliseid lahtreid, mida on keeruline täita, et meil on ka sellised probleemid, kus tihti ei osata igale poole õigeid tähti kirjutada, aga muidu toetuste osas olid just erinevad need toetuste liigid, millele siis toetust määrati, et toetused olid siis, et hekkide rajamisele näiteks anti toetust ja nagu Kaiko rääkis siis nende metsaveoteede rajamiseks ja samuti ka agrometsade rajamiseks ning ja olid ka Natura toetused, mis olid mõnevõrra teistmoodi nagu meil siin. Aga näiteks metsatehnikat, kas seda toetatakse? Et seda ei oska öelda. Ei toetata, ma arvan. Ei märganud sellist taotlust, kus oleks olnud metsatehnikale. Kui nüüd tulevikus veel sarnaseid tööpraktika projekte, kas siis Erametsakeskuse mingi muu organisatsioon ette võtaks, et mida te soovitate nendele osalejatele, mida te peaks nagu parem eelnevalt ennast ette valmistama või mis see kogemus nagu tegelikult lõpuks teile nagu on nagu andnud siin väga lühikese tagasituleka aja? Et meie puhul oli pigem see, et me tegelikult sattusime natukene valesse asutusse, et põgusalt puutusime kokku ka nende inimestega, kes tegelikult seal Prantsusmaal selles Erametsakeskuse tüüpi asutuses töötavad. Et jah, millegipärast meid sinna ei suunatud, et kuigi inimesed seal inglise keelt rääkisid. Et selles mõttes küll, et võib-olla siis rohkem proovida sellesse päris õigesse asutusse saada. Et selles mõttes meil jäidki paljud teadmised saamata nendest toetuste osas ja arhiveerimise osas näiteks ja siis ka infotehnoloogia osas. Jah, võib nii öelda küll, aga esimene soovitus oleks kindlasti, et tasub osaleda, sest muidu neid kogemusi ei tule ja igasugune kogemus on silmaringi avardav, et isegi kui see ei pruugi üks-ühele minna kokku sinu igapäevatööga. Et ikka puutud kokku inimestega, kellel on kas või teisest süsteemist oma nägemus ja see igatahes aitab edasi. Erametsaomanike nõustamise toetus on suunatud erametsaomanikele. Kõik, kes on erametsaomanikud, neil on õigus saada aastas 15 tundi tasuta nõustamist. Ja toetuse eesmärk on tagada parimatel teadmistel põhinev metsamajandamine. Individuaalnõuannet osutab konsulent, kellel on vastav kutsekvalifikatsioon. Erinevate konsulentide kontaktandmed on olemas Erametsakeskuse koduleheküljel ja need on piirkonniti grupeeritud. Ja sealt saab metsaomanik valida endale sobiva konsulendi, kes näiteks tegutseb tema piirkonnas ja talle helistada või kokku leppida aja, kui näiteks tal on vaja nõustamist mingil vastaval spetsiaalsel teemal saada.
erametsaomanikel on õigus saada aastas nõustamist 15 tundi. Alates 1. juulist muutub nõustamine erametsaomanikule tasuliseks, ehk siis tuleb kohustuslik omafinantseering 10%. Erametsaomanike nõustamine on tehtud töödepõhine toetus. See siis tähendab seda, et erametsaomanik ja konsulent ning nendevaheline nõustamine toimub enne, kui toetuse taotlus esitatakse. Ehk siis iga kuu 15. kuupäevaks, millal esitatakse taotlus, siis tähendab, et peab olema see nõustamine